No tervist! Tanel kutsus mind enda poole trenni tegema natuke midagi, et teile ka näidata. Vaatame, mis ta meile valmis pani ja kas ma saan ka midagi teha. Näed, ei peagi, ilus kohe tuli hoopis. No juht, no tule sisse. Nii, sain jopega sellest. Nüüd, Tanel, mis asja? Kellele üldse me teeme? Trenni, jah? Jah. No, põhimõtteliselt kõigile peaks see sobima. No kõik, kes... 5-aastased, jah? No, 5,5. 5,5. Okei. Kuni? Kuni siis nii kaua, kui sa tunned, et sa veel elad, ma arvan. Nii kaua, kuni kõndida suudad, jah? Jah. No kui kõndida suudad, siis nagu peaks aitama küll. Üldkehaline? No füüsiline, lihtsalt nagu üke nii-öelda, jah. Et päris, ilma vahenditeta siin vist väga ei hakka saltosid tegema täna. Samas. On nähtud. Mis meie vahendid on? Meil on väike beanbag. Laud. Kuule, kuidas siuke laud kodus on. Siin saab isegi parkuuri teha. See on nagu päris raske ka. No, köögis kindlasti kõigil on köögis mingisugused toolid. Või kui köögis ei ole, siis kuskil ikka mõni tool on, et äkki proovime neid ka kasutada. Võib-olla mingi pukk väike. Selge, alustan mingist soojendavast midagi, ma arvan. Mingit sooja lihtsalt, või? No mingi kerge soojendus peaks ikka olema. Pool jõu, pool soojendus. No aga alustame kohe lihtsalt nagu mingit nagu kardioga, et nagu veits veri liikuma saada, on ju. No alustame siis basicuga. Kõige lihtsalt Ameerika videodes väga levinud tähtüpped. Hakka pihta. Käed ka võima. Võib-olla mõni tahab külje pealt ka näha, kus välja näeb. Naabrid vaatavad praegu, mis asja? Mida me teeme? Muidugi sa võid asendada kõik need harjutused ükstuba millega, et hüppenöör on paljudel olemas, kellel ei ole, veel on ehituspoel lahti. Mina ostan nööri. Lihtsalt mõned välja astud nagu. Astud ette, vahetad jalga. Ette, jalga. Kes tahab raskemalt, siis need sokid. Jah. Tead, nagu saaks korraga rannet ka soojaks, võid lihtsalt rannaringid panna ja käima siin rahvalikult. Vahetu suunda ka rannaringidel. Ja siis võime juba välja astud ka teha hoopis taasuunas. Teistpidi ranna. Noh, aitad küll nendest teha. Teeme mõned rannaaksid ka läbi. No. Äkki kellegi nagu alustame siis basic, et kõigepealt tõused siis sõrmedeni. Ma näitan külje pealt. Ma näitan otsa. Külje pealt. Just. Kuni sõrmedeni. Teed kuskil mingi 8 korda ära. Kui sa tunned, et sul on nagu jõudu nii palju rannetes, võid teha ka toanlambus niimoodi. Või põlvites tangus. Siis tee kuni sõrmaaksteni. Niimoodi, et sõrmed on nagu pinges ilusti. Ranne teha on soojaks küll. Teeme siis näiteks. Teeme 5 kaupa järjest. Lähme järjest raskemaks. 5 kaupa. Kategoorilised. Mingid erinevad harjutused. Nii, põlvitust aeg lamaks siis. Lasku rinnapeagu vastu maad ja üles tagasi. Nii. Teeme sama asjaga nüüd küünarvarad ei liigu keha ligidalt, vaid just nagu laiali. Hästi laiali. Siia kõrvale, et nagu rohkem rinda töötaks. Vaatagi, kui see liiga lihtne on. See on liiga lihtne. No kui on. Mõned on see raambod. Süüksed enda külgedele. Jah. No aga teeme. Aga alustame samamoodi. Kitsalt kõigepealt. Ja üles. Lähme siis laia ka. Kui sa tahad nagu, et eriti just sul hakkaks nagu rinnalihas tööle, siis sa võid niimoodi, et sa paned käed hästi laiali ja sõrmed väljapoole. Siis on nagu peaaegu full rinnalihas. Neid pole kaua teinud. See ei ole nüüd küll niivõrd enam sul kas triitsepsile või rinnale, vaid hakkab juba vaikselt rohkem õla peale minema see. Alustad siit põlvitusest, paned pea siia maha, kus sa oleksid muidu pea peal seisus. Ehk siis siia tekib kolmnurk. Tõesti ülesse.
ja edasi. Siit siis natukene saab minna raskemaks selliselt, et sa paned nüüd hoopis jalad siia peale, varvad. Kes siis nagu paindub halvemini, nagu mina. Natukene lasta jalad kõveraks, see on juba päris palju. Ja samamoodi siia ja üles. Ma küll ühe tegema, muidu pärast enam juba veel raskem välja näidata. Aga sa saad seda sama asja teha ka täitsa seina vastas. Ehk siis põhimõtteliselt kätel seisus kätega võrdused. Kumb pidi teha? Kõhuga seina poole või seljaga või? Mina soovitan alati teha kõhuga seina poole, sest nagu siis on sul see, et see sunnib sind keha asendit õigemini hoida. Sest kui sa oled niimoodi, siis kui sa nüüd külje pealt filmid, siis vaata, mis banaani ma olen. Aine. Kui sa lähed niipidi, siis sul säilib korralik kehaline. Tuled alla ja üles. Kõhuga tehes siis ma arvan, et tasuks, kes ei ole väga palju teinud, midagi pehmet panna. Siis puitpõrandale tirelid teha on päris vastik. Aga kindlasti ma arvan, et alustage näiteks diivani pealt või ka laua peale võid panna jalad. Põlli ilmselt ei taha, siis on valus hoida neid. Kas käsi oleks veel vaja teha natuke? Me ei kasutanud, toole ei kasutanud. Tool, jah. Vahet selle siukse umbes nii suure vahe, eks ju. Puusad maavad alt läbi, väga hea. Ja siin siis sama nagu oleksid rööpuspuude peal. Teed siis laskud alla ja üles. Või kui sa tahad nagu seda veel raskemaks teha, et siis paned natuke kõhuga tööle. Siis hoiad siin, paned siit alla ja üles. Alla ja üles. Ja seda võib lihtsalt teha ka, et kõhule siis lihtsalt hoidmist. Kas hoiad sirbeid või hoiad käekääraks? Kui ma vaatan, et sul on mingi väga uhke klaviatuur ja monitor siin, kas sa mängid ka natukene? Ei, see on töö tegemiseks. Et videosid monteerida ja muud siukest. Aga kõrvakapid? Ma räägin klientidega Skype'i teel siin. Ja kalad? See on kõige värviline. Sorry. Neemat ei olegi. Jah, sõime ära. Aga meil mõned lihasgrupid nagu käed on nüüd siuksed pehmed. Tundub või ei ole või? Sina tegid. Sul ei ole või? Aga kuule, jumal hea plaan ju. Mina mõtlesin kätte osa. Sa võtad näiteks kõhu või jalada? Ei? Kõhu või jalada? Või ja, no üks neist. Ma võin võtta selle viimase, mis sa mulle jätad. No jah, ma võtan kõhu siis. Esimene asi, mis mulle täiega meeldib. Proovi hoida oma pea suht lõdvalt ja tõused põhimõtteliselt lüli jooval. Nii kaugele kui saad. See liikumine ongi vaata hästi vähe. Võtad pea jälle. Kuidas sa oma pead pingutad? Kae! Põhimõtteliselt otse tehakse neid külle peale ka samamoodi. Lülihaava, nii kõrgele kui saad, hästi rahulikult. Ühte asja, mis te võite veel proovida. See standard on ju. Aga proovi kael lasta nii lõdvaks kui võimalik. Ehk lase oma pea, et sa tunned kätel, tunned pead hästi palju. Ja siis teed istesse tõuse. Mul on vaja nüüd jalga kuhu kanda. Diivan, tere diivan. Muidu, kui tehakse, hakatakse kätega tõmbama teiega. Aga nüüd proovige just hoida pead nii lõdvalt kui võimalik ja tõstad ülakeha. Mis on mega raske. Ja siis peab kogu aeg mõtlema peale, sest unustad muidu ära. Ja siis hakkadki kätega tõmbama. Aga äkki lastele soovitadagi, et käed hoopis kusagile mujale panna siis? Jaa, lastele ma pigem ei soovita, et see on pigem nendele, kes saavad arvamused. Jah, valitsevad natukene keskmisest paremini keha. Et põhimõtteliselt kõhu lihasesse treenidki siis, kui sa lülisammas kõverdad, et ei ole ainult see, et ma sirge seljaga tõmban. Sa kasutad jalgu. Et oluline ongi, mõtle kogu aeg sellele rullumisele. Nii, soovitad mulle ise midagi tuli? No igasugused, mina teeksin toendus käekardamised näiteks. Sokid, libised ka. Kuna ma olen siuke natuke randmetõbine, siis ma hoian pigem sõrmed kõrvale.
kes nagu jõuab, võib proovida sirget jalgadega, et selle nagu uppi täiesti nii. See on päris raske. Sul oli ka mingi üks asi, mis hakkasid ütlema? Vana ja plank. Teed lõbusamaks. Jalavahetus libistad kõrvale. Noh, peaaegu nagu spagaadis oleks. Kui 2 kaadrit kokku paneksid. Kuulda, aga pane mõni mingi seljaharjutus ka nagu. No, ma olen muidugi halb näide, sest ma olen seljas kinni. Saad äkki lahti selle? No ma võin proovida. Siin samamoodi korduseid võid ise siin mõelda, sa tunned kohe, selg on siuke, sa saad kohe aru, kui su seljalihased ära väsivad. Et siis kõigepealt alustad, eks ju, võid alustada ülakehatõsted. Ossa, kui sa ajad need. Siis jalgadega samamoodi. Tõstad siit sirged alla. Sirged alla. Samamoodi koos. Ja siis sa võid teha ka pausiga. Näiteks mina teen niimoodi, lasen lastel vähemalt teha. Tõstad, ujud, hoiad alla. Või siis sa võid teha ka niimoodi, et sa hoiad 10, jooksed 10, risti 10, hoiad 10. Nii, seljale ka veel või? No, padi. Tiritammi, no meie trennis väga paljud ikkagi oskavad. Seljalihastele siis. Tõstad sirgeid, kes jõuab. Kes ei jõua, saab samamoodi minna kägarast. Ja kui sa tunned, et sul nagu üldse tasakaal ei ole, siis sa paned selle padja lihtsalt seina äärde. Ja tõstad. Ja siis teeme ka nagu edasijõudnutele kätelseisu surumise jaoks, siis on, paned käed umbes siit enda käe jagu eemale seinast. Ma pööran krannad välja nagu Reimo. Ja siis alustad toenlamamust. Lohistad oma tahakummikku kõrgele. Lähed harki ja tõstad ülesse. Ja nüüd sul on 2 varianti. Kas sa hakkad siin lihtsalt alla, üles, või siis sa teed selle lohistamisega iga kord läbi. See ei ole lihtne. Ei ole. No selg on sellega küll juba treenitud. Õlad ka? Mis meil jäi? Jalad või? Kükk siis. Kas me natuke seletame ka või? Kui sa teed kükki aina, siis oluline see, et sa kükiks niimoodi. Et sul põlved lähevad siit nagu varvastast täiega üle. Kui sa kükid nagu istuks poti peale või laua peale näed. Puusad liiguvad taha suunas. Samamoodi siis ilma toeta. Puusad liiguvad taha suunas. Käed tuua vastu raskuseks ette. Seda sama asja saad teha siis kas hüpetega. Ehk siis sa lähed siia kükki, hüppad ülesse. Kükki, hüppad ülesse. Väljastad, eks ju. Nii, mida me juba alguses soojenduseks tegime. Topelta kärise. Selja taha. Selja taha. Ja siis selja tagant hüppe. Hüppe. See väsitab päris ära. Kui seda teed korralikult nagu korduseid, siis sa ikka tunned, kus jalad lihtsalt plahvatavad. Siis lihtsalt jalavahetused siin paigad. Igor tegi kunagi challenge'i minuti jooksul kõige rohkem. Võite uuesti proovida. Palju tal oli hääletada? Ei mäleta. Ma arvan, et ta tegi mingi 200 selle minuti jooksul. See ei ole võimalik. Tegin kiired arvutused. Jalgadele siis ka, ehk siis ühe jalaga, eks ju. Võid siis alustada lihtsamatest, et sa teed lihtsalt jalaga puuted igas suunas. Siis sa võid teha niimoodi, et sa hoiad sellest ühest põllest kinni. Ja nüüd, kui sa kardad oma põlle pärast, pane padi alla. Siin. Laskud nii madal, kui sa saad. Tuled üles tagasi. Nii lihtne see ongi. Päris täitsa ühe jalaga saab ka. Ma ei ole üldse kindel, kas ma jõuan. Mõtlen nii, siit kindla tasakaalus. Madalalt. See on lihtsam eelmine. See jalg on nõrgem mulle. Jällegi madalalt.
reie tagune. Seda praegu üldse ei treeninud on ju. Laad. Ja nüüd lohistad. Puus ülesse. Lükkad tagasi. Siin enam tuharat maha ei lase. Tagasi. Võibolla mõni powerhouse jalaga. Piduriga sobi. Mis veel? Ideed Reimo. Pehme vaiba veel. Võibolla mõni ripati leida harjutada. Oi, ma tunnen seda valu juba. Ei ole nagu mõnus. Ma kuulsin seda kolimat. See oli mu pea, puu pea. Pea ei tohi tireli, vastu maad minna. No läks. Ja kui sul on voodi all madrats, üleliigne, et voodi alt saad madratsi, see väga paks ei ole, aga varsti natuke kaitseb. Võibolla sul on maal või kuskil mingi vana diivan või voodi või saad mingi madratsi. No, siin ka sa saad ju teha kireleid. Mõlemas suunas. Joo, Tanel. Backflip check. On kõrgust küll. Ma ei ole karmi ka. Esimene taas mul kodus. Mine pekki, ma arvan, et ma ei ole sul ilusamat saatad näinud ka. Teen ette ka las. Ma proovin. Üle keeran, siis ma lennan ukse sisse pigem kui kipsi sisse. Pehmendus. Päris ilus. See on minu peaaegu esimene vlog, see on väga ebamugav. Meil tuleb neid rohkem, ma arvan. Jah, kindlasti tuleb rohkem, sest nagu... See läheb mugavamaks, jah. Kõik tahavad trenni teha, aga treeningsaalid on kõik kinni. Ja noh, meil ei ole ju tööd, meil on vaja ka midagi natuke teha. Igav on ju kodus lihtsalt passi. Lähme igav hakkab. Ma arvan, et järgmine kord võikski mingi challenge'i võtta või mingeid asju harjutada, et mis iganes. Palju sa ühe padjaga saad harjutusi mõelda või kui teil endal on midagi pakkuda, siis mis challenge'id meile oleks? Hästi, järgmise korrani. Jõudu treeningul!